Tere, olen Kaire Kivi ja olen Kindluse kooli 2. ja 3. kooliastme matemaatikaõpetaja. Olen nüüdseks töötanud õpetajana juba 9 aastat ja ka õpetajaamet ei olnud minu esimene karjäärivalik, ehk olen ka siis üks nendest karjääripöörajatest, kes gümnaasiumis karjäärinõustajale ütles, et mulle meeldivad küll lapsed, aga ma õpetajaks ja arstiks tööle minna ei soovi. Läksin siis õppima hoopis Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppes ärindust ja panin ennast proovile siseaudiitorina, ärinõustaja ja raamatupidajana. Aga peale oma laste sündi siis otsustasin, et sooviksin ikkagi teha midagi tähendusrikkamat ja midagi sellist, mis aitaks lastel tulevikus paremini hakkama saada. Ja selleks lõin oma ettevõtte, mille siis tegin lastele huviringe ja just loodusteaduslikult. Samal ajal asusin siis Tallinna Ülikooli õppima põhikooli matemaatika ja loodusõpetuse aineõpetajaks magistriõppesse. Tahtsin õpilastele näidata, et tegelikult on numbritega toimetamine ja pusimine väga vahva, kuna mul endal on jäänud väga head mälestused gümnaasiumi ajast sõpradega võiduülesannete lahendamisest või telefoni teel füüsika ja matemaatika ülesannetele lahenduste leidmisest. Ja samuti loodan, et tänu minu tööle on ka tulevikus võib-olla natukene vähem neid täiskasvanuid, kes oma lastele räägivad, et matemaatika on väga hirmus ja numbritest ei tea ma midagi. Alguses õpetajana tööle asudes toetusin väga palju õpikule ja käisin õpetasin õpikut, aga nüüdseks on minu lähenemine muutunud võib-olla rohkem õpitulemuste põhiseks, ehk siis õppekavast tulenevad õpitulemused on need, mille saavutamiseks ma siis lähtun õpilaste algteadmistest ja proovin siis sinna peale ehitada uusi teadmiseid ja oskuseid. Oma olemuselt olen ise hästi uudishimulik, julge ja mulle meeldib väga algatada uusi projekte ja uusi asju proovida. Seega on ka minu sooviks õpetajana areneda ja uusi lähenemisi katsetada, et leida hea tasakaal juba toimivate õpetamismeetodite ja uute lähenemiste vahel. Hetkel võib-olla oma õpetamises lähtungi kõige enam Joe Boaleri matemaatilise mõtteviisi rakendamisest, Peeter Lilienthali mõtlevast klassiruumist, aga olen ka palju kasutanud meie oma Triinu Pääsiku klotsitehnikas tundide planeerimist ja üritanud suunata õpilasi erinevate näidete puhul, kuidas võiks õpistrateegiaid rakendada erinevate ülesannete lahendamisel ja paremaks õppimiseks. Samuti olen proovinud leida siis lahendust, kuidas kaasata enam lapsevanemaid ka laste õppimise toetamisse just väiksemates klassides ja nooremate õpilaste puhul. Ühe näitena võib-olla tooksingi 5. klassi kümnendmurdude jagamise teemast, kui õpetasin neile kümnendmurdude jagamist täisarvuga, et paningi esimesena paar näidet tahvli peale, et nad meenutaksid, kuidas siis täisarve jagada teise täisarvuga. Peale seda arutasime klassis, kontrollisime vastused ja seejärel panin järgmised näited juba kümnendmurru jagamisega täisarvudega ja palusin neil leida lahendused või pakkuda lahendusi, et kuidas võiks sellisel juhul jagamine käia. Seejärel klassis arutasime erinevaid lahendusvariante, uurisime, miks üks või teine variant parem oli või miks ei sobinud mõni variant ja seejärel oli õpilastel ülesandeks siis ühiselt kirja panna kustutatavate tahvlite peale tööjuhend sõbrale, keda tunnis ei ole, et kuidas siis kümnendmurdu jagada täisarvuga. Peale arutelu leidsime siis kõige selgema ja parema variandi, mis panime kirja valemivihikusse koos siis näidisülesannetega. Loodetavasti oli see piisav ülevaade minu õpetaja ametist ja toimetamistest. Tänan tähelepanu eest!